Tere! Minu nimi on Siret Lahemaa ja vaatame Google Drive'i ehk vana nimega Google Docsi võimalusi. Google Drive on pilvelahendus, mis võimaldab teil säilitada, muuta ja luua dokumente veebipõhiselt, pakkudes selleks siis 5 gigabaidi jagu vaba ruumi. Ja nagu Google ise reklaamib oma Drive'i, siis mõelge sellest kui kõvakettast, mis järgneb teile kõikjale. Keskkonna kasutamiseks tuleks minna aadressile drive.google.com või docs.google.com. Oma Gmaili kasutajanime ja parooli kasutades saate ennast Google Drive'i keskkonda sisse logida. Kohe avanebki teile Google Drive'i avalehekülg. Lehekülge võib jagada 3. Vasakul on navigeerimispaneel, keskel on dokumendid ja siin üleval on võimalus siis muuta keskkonnaseadeid. Aga alustame vasakult. Vasakul on 2 suurt punast ja tähtsat nuppu, Create ja Upload. Upload nupuga on lihtne. Sellele klõpsates saate siis faile või kaustu oma arvutist Google Drive'i keskkonda lisada. Create nupp võimaldab teil luua tekstidokumente, esitlusi, andmefaile, küsitlusi, joonistusi, kaustu ja 2 eksperimentaalset võimalust on siin veel. Nende nuppude all on menüü. My Drive menüüst tulevad välja kõik teie loodud failid ja kaustad. Nagu te näete, siin on igal pool määratud siis omanikuks, failide omanikuks mind. Siis Shared with me on failid, mis on minuga jagatud. Jälle on näha, kes on siis omanikud ja millal fail loodud on. Start on võimalus leida kiiresti tähtsaid dokumente või kaustu, kui te olete eelnevalt nendele ette pannud sellise väikese tähekese, et kiiremini siis need kätte saada. Recent on viimati loodud failid ja More alt tuleb välja veel veidi võimalusi, näiteks te saate sorteerida oma faile selle järgi, kui aktiivselt neid kasutatakse, leida dokumente, mida saate kasutada ka siis, kui teil internetiühendust ei ole, prügikastist ja nii edasi, näiteks omaniku järgi. Ja siin all on pisikene Download Google Drive, mis võimaldab teil siis enda arvutisse laadida väikese programmi, et näiteks hoida oma faile ka arvutipõhiselt ja neid töödelda ning kui te näiteks jälle internetti saate minna, et siis või internetiühenduse, siis saate oma dokumendid sünkroniseerida Google Drive'i veebipõhise keskkonnaga. Ja siin all on pisikene märk sellest, kui palju teil on siis parasjagu Google Drive'i mahtu kasutatud. Minu näitab siin 7%. Siit alt on võimalik endale mahtu juurde osta, kui teil on nii palju faile, et kogu maht on täis saanud. Siin keskmises osas on siis tegu failidega. Siin on näha faili nimi, tema asukoht, kas ta on mõnes kaustas või siis näiteks lihtsalt My Drive'i keskkonnas. Siin ees on ka faili tüüpi kujutav ikoonikene, et mul oleks lihtne vahet teha, kas tegu on tekstidokumendi või näiteks küsitlusega. Siin saan ära määrata selle, et tegu on tähtsa failiga kiiresti vaja leida, et tähekes ette panna. Omaniku tüüp ja siis millal seda viimati on minu poolt muudetud või vaadatud. Hästi lihtne. Siis, kui te panete faili ette tärni siia väiksesse kasti, siis avaneb teil lisamenüü, kus te saate siis faili jagada, panna ta mõnda kausta, ära kustutada, eelvaade võtta või siis siin on veel üht-teist natukene lisaks, et näiteks saate koopia luua või ümber nimetada. Ja see ülemine parempoolne menüü, mis võimaldab siis seadeid muuta. Sort nupu alt on võimalik määrata seda, kuidas teile parasjagu nimekirja näidatakse. Et hetkel on mul määratud, et viimati minu poolt avatud failid on kõige esimesed. Last edited by me tähendaks seda, et viimati minu poolt muudetud failid on esimesed. Ja last modified toob siis ette kõige viimati muudetud failid, mis ei pruugi olla üldse minu poolt siis täiendatud. Need 2 nuppu siin tähendavad seda, et esimene, see on jooneline, toob teil ette failide nimekirja
sedasi nagu ta praegu näha on listi moodi. Ja teine siis võimaldab teil vaadata faile eelvaatena. Et selline natukene vähem faile mahub korraga ekraanile, aga lihtne on vaadata siis, ahaa, see on selle sisuga. Nii. Ja hammasrattakese alt avanevad siis muud seaded. Esimesed 3 tähendavad seda, mismoodi teile näidatakse seda nimekirja, kas ta natukene hõredama või näiteks kompaktsema esitlusega. Ja settingute alt on teil võimalik määrata keel, kahjuks eesti keelt siin ei ole, aga tuli välja, et kui näiteks määrata siit soome keeled, siis mõned Exceli tüüpi funktsioonid muutuvad. Ajatsoon oleks siis kasulik ära määrata, et teil on lihtsam jälgida, millisel kellaajal teie failidega on toimetatud. Ka see, et kui te loote või avate mõne faili, et siis kas ta avaneb uues aknas või selles samas aknas, kus Google Drive oli, siis siin näitab ka ära järjekordselt selle, kui palju te olete oma Google Drive'i mahtu kasutanud ja mis tüüpi faile olete üles laadinud. Lihtne võimalus muuta oma profiili ja siin üleval on ka sõna editing, mille alt siis on võimalik määrata paremalt vasakule kontrolli, kui teil on vaja seda teha. Ja see nupp siis kinnitab muudatused. Mis veel siit hammasratta alt avaneb, see tähtis ja oluline märk on siis upload settings. Siin on võimalik määrata ära see, et kui te arvutist lisate faile keskkonda, et mis moel nad siis üles laetakse. Esimese ette tärm panna convert upload the files to Google Docs format tähendab seda, et kui te olete failid siia keskkonda lisanud, siis saate te ka neid keskkonnas muuta. Convert text from uploaded PDF muudab teie tekstid siis PDF või pildifailiks ja confirm settings before each upload tähendab seda, et enne iga üleslaadimist teie käest küsitakse, mis tüüpi te tahate selle faili üles laadida. Et kui teil ei ole näiteks määratud siit midagi, siis vaikimisi pannakse sellesse formaati, nagu ta algselt on olnud ja muuta ei lubata. Kui teil on mõned aplikatsioonid veel keskkonnal lisatud, siis neid saate ka siit samaselt hammasrattakese alt avada ja ka klaviatuuri kiirkäske saab siit alt vaadata. No nagu tavapärasem meil on Ctrl+C on kopeerimise klahv, et siit saab jälgida, mis siin on. Aga vaataks veel korraks Create nupu alla, et mis tüüpi faile siis luua saab. Esimene oli dokumendid, mis näevad siis välja meie juba teada-tuntud Wordile sarnased tekstidokumendid, mida on võimalik siis ise luua, jagada, koostöös luua. Teiseks on siis esitlused, mis on PowerPointi-laadsed, järjekordselt hea võimalus luua neid koostöös. Siis küsitlused, väga lihtne võimalus koguda andmeid ja küsitlusi. Exceli-laadne andmetöötlus ja joonistamise võimalus. Et kõik ääretult lihtsad ja vajalikud programmid. Julget kasutamist!